Tere, valgusolemuse kanali kuulajad, vaatajad ja jälgijad. Ma olen täna jälle oma kosmilise neljapäevaga natukene teises kohas. Seekord ma olen oma vanemate maakodus, väga looduskaunis kohas. Nii kui salvestamise lõpetan, tõttan mere äärde. Aga tänased teemad. Täna hommikul veel kogusin infot ja häälestasin. Mul on tunne, et kahest teemast räägin kindlasti, vaatame, mis siin edasi saab, kuidas see kulgeb, aga alustan teatega. Helen, kellega eelmise osa koos tegin, temaga koos teeme ka ühe sündmuse esialgu Tartus, siis tuleb ka Tallinnas. Ja Tartu sündmus toimub meil 8. augustil, siis kui on Lõviväravate portaali tippaeg. Ma kohe hakkan Lõviväravatest rääkima ka. Aga mis me Heleniga teeme? See on üritus naistele, kus me võtame teemaks emakaväe, emaka aktiveerimise, emakaga kooskõlas elamise ja kõik sellega seonduva. Naise emakas on väga-väga võimas, ma ei saa öelda organ. Ma olen tihti öelnud selle kohta superarvuti. See on niivõrd maagiline osa naisest, kuhu on talletunud kõik. Meie esiemade tarkused, meie kosmilised teadmised, meie kosmilised anded, universumi info, meie karma ja dharma, see on nagu see emaplaat, kus on olemas kogu informatsioon, aga läbi aegade, läbi ajaloo, läbi religiooni on seda naise väge alla surutud, mis tähendab ka emaka väge alla surutud. Ja naised on oma tõelisest väest väga kõrvale kaldunud. Ja see vägi on täitunud viha, raevu, allasurutusega, enese mitteaustamisega, endast kaugenemisega. Ja naistel ei ole õrna aimu ka, kui väekad nad tegelikult on, sest neil ei ole seda teadmist, neil ei ole oskust. Neil ei ole isegi oskust austada iseennast, armastada iseennast naisena. Ja maailm endiselt päris täpselt ei tea, mis asi see naisenergia on. Ma siin üks päev mõtlesin feminismi peale, et feminism on küll väga tänuväärne, et see on ühest küljest väga positiivne, et selline liikumine on meile tulnud. Teisest küljest mul on jäänud selline mulje, et feminismi eesmärk on see, et naine saaks olla nagu mees. Et ta saaks teha tööd nagu mees, et ta saaks teha trenni nagu mees, et ta oleks tugev nagu mees. Et ta teeks kõike nagu mees, siis on ta võrdne. Aga see feminism on minu meelest ära unustanud selle, et mis on naisenergia tegelik väärtus. Et naise eesmärk ei ole olla nii nagu mees, vaid naise eesmärk on olla nii nagu naine ja mehe eesmärk on olla nii nagu mees. Ja me ei ole ühesugused. Me oleme võrdselt väärtuslikud, aga me ei ole ühesugused ja minu vaatenurkade järgi on mul jäänud selline mulje, et sellise tänapäevase feminismi eesmärk on see, et naine saaks olla nagu mees. That's not the point. Et naine teeb tööd nagu naine, aeglasemalt, aga võib-olla emotsionaalsemalt ja sügavamalt. Naisenergia eesmärk ei ole teha ülikõvasti trenni. See on meesenergia teema. Samuti need külmavannid, isegi paigal istudes mediteerimine, see on meesenergia. Ma ei ütle, et naine ei peaks seda tegema, aga lihtsalt endale võib-olla teadmiseks võtta, et see on tegelikult meesenergia. Naisenergia ei lähe raamidesse. Ta ei lähe sellisesse planeeritusse. Ta on metsik, vaba, voolav, taltsutamatu. Aga tänapäeva ühiskond eeldab seda, et
sa oled kuskil raamides ja täidad mingit rolli. Naisenergia ei täida rolli, ta on igal pool. Ja sama asi see hustle kultuur, ma ei tea isegi, kuidas seda eesti keeles öelda, et hästi selline populaarne niisugune viis, kuidas määratleda oma edu, on see, et sa ärkad vara üles, sa hakkad kohe businessiga pihta, sa lähed trenni, sa teed seda, teist, kolmandat, eks ole, siis sa oled väärtuslik, siis on sinu edu võimalik mõõta, siis oled sa väärtuslik ühiskonna osa. Aga naisenergia oma olemuselt ei tee pooltki nii palju väliselt kui meesenergia. Naisenergia teeb sisemiselt, naisenergia töötleb sisemiselt väga palju. Naisenergia filtreerib kogu seda keskkonda, kus meesenergia tegutseb. Naisenergia hoiab energeetiliselt seda keskkonda üleval, kus meesenergia saab tegutseda. Ja kui meesenergia tegutseb edukalt, saab naisenergia veelgi edukamalt energeetiliselt seda ruumi üleval hoida. Et seega meie väärtused on nii erinevad, aga üksteist täiendades, see on imeline potentsiaal. Ühesõnaga, ürituse juurde tagasi minnes, meie selle õhtu eesmärk on tuua naine oma emakaga joondusesse, tuua oma teadvusesse tagasi need mälestused, oskused, teadmised nendest aegadest, kui me olime kõrgpreestrinnad, kui me olime need teadjanaised, kui me olime need tervendajad, oraaklid, kes iganes. Need teadmised on meile salvestunud, aga need magavad ja läbi selle aktivatsiooni me äratame need taas meie teadvusesse, ütleme siis niimoodi. Ja sel õhtul saadki sa kogeda meditatsiooni, me räägime natukene, teeme meditatsiooni ja Helen aktiveerib meid oma imelise valguskeelega. Helen on oma valguskeeltega ka mind aktiveerinud, ta on mulle energiavälja puhastust teinud. Eelmine nädal ta seda just tegigi ja peale seda ma tunnen ennast nagu lill. Elu on nii ilus. Elu läks nii ilusaks peale seda, et erinevad väikesed segajad mind üldse ei häirinud. Ma olin ikka oma lillekene edasi ja nii hea oli olla. Tundub natukene naljakas, aga Helen teeb tõesti head tööd. Ja nagu ikka, ma panen siia alla ka Heleni kontaktandmed. Helen teeb vastuvõtte Tartus, mina teen Tallinnas. Olen Põlvasse ka tulemas augusti lõpus, 24, 25, 26 olen Põlvas. Kui sa tahad minu vastuvõtule tulla muul ajal, olen kättesaadav ka videokõne vahendusel või salvestatud video vahendusel. Oleneb, kuidas me kokku lepime. Ja ürituse link panen ka siia alla, Tartu ürituse link. Peagi tuleb ka Tallinna ürituse link. Ja event siis nii-öelda sinna Facebooki. Mul hakkab siin mõte laiali minema. Tahtsin rääkida lõviväravatest. Lõviväravad. See on jälle Siiriuse portaal. Juuli alguses, siis kui oli 7. juuli, see nädalane, päris nädalane periood ei olnud, see oli natukene vähem, kui oli avatud see Siiriuse portaal, mis viis meid tegelikult hästi sügavale siia hingetasandi juurde. Märkama iseennast, oma hingemissiooni avama, niisugust sisemist tööd hingetasandil, südametasandil iseendaga tegema. Lõviportaal on nüüd selline, kus see, mis on sisemuselt toimunud, tahab hakata realiseeruma. Meil on üleval tuleenergia, meil on üleval lõvienergia, meil tuleb see Siiriuse energia. See kõik ongi selline sütitav, väline, hakkame tegema, hakkame looma. Ja väga ideaalne aeg manifesteerimiseks. Väga ideaalne aeg, et teha endaga mingisugune muudatus, ükskõik kui suur see ka ei oleks. Ka pisikestel muudatustel on väga suur mõju.
tihti inimesed arvavad, et kui tahta oma eluga muuta või just see missiooni teema, tähehingedel on see missiooni teema ja nii tihti olete viimasel ajal jõudnud minu juurde ka just selle, et mis on minu missioon. Et seda missiooni näha, võib-olla teil on mulje jäänud, et see peab olema midagi suurt ja et missioonile astuda peab see olema suur samm, see peab olema mulle selge, see peab olema mulle loomulik anne. Aga see kõige olulisem on seal see pisikene samm, see pisikene muutus, mida sa astud lähemale oma missioonile. Pisikestest sammudest koosnebki see suur, kuidas ma ütlen, maja ju koosneb väikestest detailidest, eks ole, loss koosneb väikestest detailidest, ta ei ole üks suur tükk, seal on väiksed detailid. Ja samamoodi on sinu missiooniga ka või sinu uute algustega ka, see koosneb väikestest tükkidest ja ära alahinda pisikesi samme, ära alahinda seda, et sa mingil hetkel oled algaja ja alustad otsast peale, sa ei pea kohe kõike teadma. Võta rahulikult, julge olla algaja, mine tasapisi, kuid samas ära jää passiivseks. Ole avatud, ole valmis, otsi enda sees seda tõde, mis sa tunned, et otsimist vajab. Tihtipeale, kui sinul on see missioonikutse, see idee on sinu sees olemas. Aga sa ei julge võib-olla sellele otsa vaadata, sellepärast et kui me astume oma tõelisele teele, siis see tähendab seda, et me peame hüvasti jätma täielikult oma eelmise minaga, oma eelmise või nii-öelda senise elustiiliga, kõikide vanade mustritega, kogu selle vana eluga nii-öelda. Ja siis meil tekibki see tunne, et aga ma ei tea, mul on segadus, ma ei oska, äkki ikkagi vale. Ja see on see hirmutasand, mis maskeerib ennast just nende nimedega, mis ma siin ette lugesin, aga see hirm tegelikult on see, et loobuda nii paljust ja panna kõik mängu tundmatu nimel. Ja seal all üsna tihti tegelikult ongi just see, et kui me lähme täielikult oma hinge teele, siis seal ei olegi muud varianti, kui oma süda 110% mängu panna. Ja see on see koht, mis hirmutab ja see on see koht, mis loob inimestele neid erinevaid maske, et ma ei oska, ma ei tea, mul on mõtteid nii palju, äkki on see, äkki on teine. Ja see hirm toodabki sulle segadust, et sa ei valiks, et sa oleksid selles turvalises keskkonnas edasi ja jääksid ellu nii-öelda. Hirmu eesmärk on meid elus hoida, aga hirm takistab meil elamast. Ja tihtilugu on seal ka meie enda haavakehad ees, mis tahavad meid elus hoida, meid ellujäämisrežiimil hoida, aga nad ei lase meil elada. Ja missioonile astumine või siis oma hingeteele astumine, siis ütleme niimoodi, ongi väga-väga hirmutav. Sest see paneb sind loobuma väga paljustki, nii et sa ei tunne võib-olla iseennastki enam ära. Nii nagu juhtus ka minuga. Täielik kannapööre. Ja see pööre toimub ikka veel edasi ja mu missioon, kui ma selle teele otsustasin astuda ja taotluse andsin, siis see ei olnud alguses üldse selline, nagu see tänases päevas on. Mu missioon on kogu aeg muutunud. See on kogu aeg kasvanud ja leidnud erinevaid väljundeid. Seega missioon ei saa alati olla, et nüüd ongi see. Sa kasvad ja arened kogu aeg, sellega seoses ka sinu missioon. Et lõviväravad väga on seotud selle missiooniga ja hingetee oleks õigem öelda, miskipärast ma tahan kogu aeg öelda missioon. Missioon ja missioon. Tähehingedel, valgustöötajatel on see missiooni tunne nii tugev. Aga ma läksin natukene sinna sellesse tähevärava, lõvivärava teemasse ka sisse, et seda lähemalt näha. Ja ma näen, et olgugi, et see on Siiriusega seotud, et Siirius, päike ja planeet Maa joonduvad, aga
ma näen seal taga seismas ka valgeid lõvisid ehk siis anuhaasisid, et nad oma energiatega läbi päikese saadavad ka ikkagi oma sellist seda aktivatsiooni, kuna meil on praegune see ajastu väga seotud mäletamisega, meenutamisega, taasavamisega, taasärkamisega. Ja anuhaasid on loojarass siis, kes on aluse pannud inimkonnale väga suuresti. Siin on ka teisi rassi, aga anuhaasid on ühed põhilisemad. Siis mäletamise ja meenutamise teema on just nendega seotud ja nemad saadavad seda impulssi. Ja see impulss, ma näen, et ta läheb sinna Giza püramiidide alla, kus on ka see tähevärav. Ja mul on tunne, et sealt 8. augustil tahab tulla mingisugune impulss nagu vastu, siukene umf. Et lõviväravad on avatud 28 juuli kuni 12 august. Ja see tipphetk on 8. august. Ja mul on tunne, et praegu nagu need energiat kogunevad ja kogunevad ja kogunevad sinna sellesse täheväravasse. Ja siis 8. paiku käib see nagu umf ja ta lükkab selle energia maa peale. Et meil käib jälle mingisugune ärkamise laine. Mõne puhul on see miniatuurne, mõne puhul on see palju suurem. Aga ma näen, et jälle nagu mingisuguse meenutamise, mäletamise teema tuleb ülesse. See võib tulla sellise teemana, et sul on jälle mingisugune trigger üleval, sul on jälle mingisugune ebameeldiv situatsioon üleval, mingisugune ebamugavustunne, mis tuleb tegelikult, kui anda sealt alt, ma näen seda energiat niimoodi, et see impulss nagu tuleb altpoolt. Ja ta viskab üles selle energia, mis on meie selle algolemusele ees, ehk siis ongi need triggerid ja meie valukehad ja mingisugused ebamugavused. Ta viskab selle üles, et sa puhastaksid selle endast välja ja kui see on eest ära puhastatud, siis sa näed siia oma algolemuse sisse ka, sa jõuad jälle lähemale, eks ole. Ja mingisugustel aktivatsiooni hetkedel jälle see alt nii-öelda meie algolemuselt tuleb selline umf nagu laine. Ta viskab jälle ülesse poole need valukehad ja jälle me saame ära puhastada. Et see Giza püramiidide tähevärav ta nagu toimib samamoodi, et ta viskab nagu laine ülesse. Mida paremas ühenduses sa oled maa emaga, ehk siis mida rohkem oled sa siin ankurdunud oma energiatega maasse, seda paremini sa tunned ka seda lainet, mis justkui nagu sinu seest juurtsakrast ülesse tuleb kroonini välja ja ära puhastab. Jälle on mingisugused ebakõlad ja ebavajalikud sagedused ja mis iganes on seal ees, et oma algolemuseni, oma algväärtuseni jõuda. Oma päris olemuseni. Ja see käib meil iga aasta tegelikult, et iga aasta meid liigutatakse lähemale, aga see ei toimi iseenesest, see toimib läbi selle, kui palju sa oled endaga vahepeal tööd teinud. Siis jälle liigutatakse siin selle võrra edasi, avanevad järgmised teemad, jälle liigume edasi, et see kõik toimub kooskõlas sinu enda valmidusega. Et iseenesest ei toimu mitte midagi, ootama ka ei tasu jääda. Et endalt on vaja see impulss ikkagi anda, et oled valmis tegema tööd, et sa ei oota, et väljaspoolt midagi tuleb, et väljaspoolt sinuga ühendust võetakse galaktiliste rasside poolt või oma hingepere poolt, esivanemate poolt, mis iganes, vaid sa teed endaga sisemiselt oma triggeritega tööd. Siis sa jõuad selliste kontaktideni, nagu väga paljud tähehinged igatsevad. Et oma emotsionaalne tasand on see võti. Ja praegune täiskuu aeg toob seda ka ülesse. See täiskuu tegelikult aitab meid, võimendades sinu emotsioone, et sa vaataksid sinna alla.
et saaks avaneda järgmine uks sinu hingeteel. Ma nägin ka seda, kui ma vaatasin seda luviväravate energiat, et ma olen ka vist jaganud seda, et siiriuslased olid need, kes aitasid ehitada need püramiidid ja nad ehitasid selle need püramiidid ja seal alla oleva tähevärava eesmärgiga. Sest nad teadsid, et planeet Maa vajub unustusse, nii-öelda sellesse mäluauku. Aga nad jätsid sinna selle portaali, kuhu on salvestatud see mälu, kuhu on salvestatud meie mälu. Kes me oleme, miks me oleme, kus me tuleme, kes me tegelikult oleme, eks ole. Ja sinna on see salvestatud. Ja nüüd see tasapisi seal uuesti ärkab. Ma ei tea, miks. Mulle tundub, et kohati see, et me vajusime selle uduloori alla, oli eesmärgipärane. Seal on ka mingisugune kaitseteema. Et kaitsta meie seda DNA-d, et kaitsta meie seda energeetilist väärtust, sest me oleme kosmiliselt väga võimekad, hingetasandil väga võimekad. Meil on loetamatul hulgal andeid. Meis on kõik need kosmiliste rasside väärtused, eks ole, me oleme täheseemned. Me koosneme sellest kosmilistest rassidest, väga mitmest erinevast DNA-st. Ja ma arvan, et see, miks meid pandi unustama, ongi mõnes mõttes see, et kaitsta seda väärtust, aga ikkagi juhtus midagi, et saadi siia sekkuda, saadi sellele vahele segada ja pannagi selline uduloor peale, et me ei järkakski. Aga hoolimata, kas sa kujutad ette, on olemas suur Anunnakide reptiilsete olendite võim, kes pani inimkonnale peale uduloori. Suur võim kosmilistest rassidest, kes pani inimkonnale peale uduloori ja siis oled sina üksinda, kes suutis sellest hoolimata üles ärgata, sellest uduloorist läbi näha. Ja kas sa ikka arvad, et inimene on tähtsusetu? Sa suutsid läbi näha selle suure võimu, sa suutsid üksinda seda teha, sa suutsid üksinda astuda läbi sellest uduloorist. Sa suutsid üksinda ära jagada seda, et midagi on mäda. Vaata, nii võimekas ongi inimene ja see on alles algus. Siit me liigume edasi veel võimekamana ja nendel kõrvale kaldunud kosmilistel rassidel, siis kes tahtsidki, et me magama jääks. Neil ei olnud meil mitte mingil muul viisil võimalik mõjutada, kui moonutada meie vaba tahet, sest nad ei saanud meist muul moel jagu. Nad lihtsalt manipuleerisid meie teadmisega, meie vabast tahtest. Nad ei saanud muud moodi mõjutada. Aga me ärkame sellesse uuesti, meil hakkab meenuma meie endi vaba tahe. Ja me tuleme sellesse tagasi. Iseendasse tagasi ja teadmisesse oma vabast tahtest ja sellest vastutusest, kui suured loojad me tegelikult oleme. Ja samm-sammult me jõuame sinna lähemale. Ma nägin ka seda, kui sarnased on Vana-Egiptus ja Atlantis. Nad eksisteerisid ka paralleelselt mingi periood ja ma näen seda, et kui Atlantis hakkas hukkuma, siis ta andis need väärtused edasi sinna vanasse Egiptusesse ka, et nemad kannaks edasi neid teadmisi ja neid väärtuseid. Kahjuks ka Vana-Egiptus vajus unustuste hõlma, aga Vana-Egiptus oli palju arenenum tsivilisatsioon, kui me oskame arvata. Vana-Egiptuse kohta me ei tea ka täitõde.
see oli üsna sarnane Atlantisele. Väga lopsakas, väga kõrge tsivilisatsioon, väga ühenduses just Siiriusega, Siiriuse tarkusega, Siiriuse väärtustega, see spirituaalsus. Mis on spirituaalsus, eks ole, spirit, vaim, ühendus kõrgema vaimutasandiga, ütleme niimoodi, püha vaimuga. Ja kui rääkida siin sellest pühast vaimust ja ristimisest, teie poolt on tulnud seda küsimust ka, et mida see ristimine siis teeb ja mida see tähendab. Ristimine lõikab läbi sinu vaimuühenduse ja seob sind lepinguliselt egregor väljaga, kust eraldatakse sinust jumalikkus. Nii nagu kristlus õpetab, Jumal on sinust väljaspool. Kuskilt seal taevariigis, eks ole, habemega vanamees. Paljud religioonid õpetavad niimoodi tegelikult, et Jumal on sinust väljaspool. Ehk siis see ristimise eesmärk ongi eraldada inimesest jumalikkus. Ja see ristimärk seda sümboliseeribki, ta eraldab ära. Aga lepinguid on alati võimalik tühistada, kui sulle meenub sinu vaba tahe. Kui sulle meenub see, et sa tegelikult oled jumalik olend ja sa võtad vastu Jumala oma südames. Jumala kui energia, kui looja, sina kui jumalikkuse väljendus, sina kui jumalikkuse käepikendus, sa ei ole patune. Sul ei ole vaja oma patte puhastada kogu aeg, sul ei ole vaja käituda kindlate reeglite järgi, mida on inimene välja mõelnud, eks ole, kui me räägime siin religioonist, et olla väärtuslik ja et olla vääriline paradiisi jaoks. See kõik viib tegelikult enesearmastusest väga kaugele. Aga meie eesmärk on jõuda armastusse ja kuidas me saaksimegi armastusse jõuda, kui me ei kehasta seda ise. Miks on enesearmastus see samm number 1, kui me räägime armastusest, sest siis sa oled kehastunud armastust, siis sa saad aru, mis asi on see armastus. Alles siis me saame rääkida välisest armastusest. Kui inimesel ei ole kogemust millegiga, kas ta siis teab selle kogemuse tegelikku väärtust, selle tegelikku sisu. Seega, kui sul ei ole kogemust armastusega, enesearmastusega, siis sa ei saa ka pakkuda seda päris sisu, seda päris väärtust teisele inimesele, sest sa ei ole seda kehastanud. Ja mitte miski ei õpeta paremini armastust kui enesearmastust, sellepärast, et kui raske on ennast armastada läbi kõikide nende tegude, mida sa elu jooksul oled teinud, läbi kõikide nende tunnete, mida sa elu jooksul oled tundnud ja nende sündmuste, hoolimata sellest kõigest ennast ikkagi armastada. See on õppimisprotsess, millega me tegeleme. Ja ma tõmbasin endale siia 2 kaarti ka, enne kui ma hakkasin salvestama. Et mis on need märksõnad mulle? Südametšakra ja alignment of the heart. Et see südame teemad on endiselt hästi olulised ja ma hakkasin tunnetama seda ka lähemalt, et mis sealt tahab läbi tulla. On see liikumine kõrgema südametšakra poole. Et südametšakras me loome ühenduse iseendaga. Me loome ühenduse selle välismaailmaga. Südametšakra filtreerib. See on nagu filter. Kas sa suudad tõde vastu võtta, kas sa suudad ennast vastu võtta, kas sa suudad elu vastu võtta ja nii edasi, ta justkui nagu filtreerib. Kõrgem südametšakra, ma nägin, et ta loob ühenduse just selle kosmilise tasandiga. Kas sa suudad oma kosmilist päritolu vastu võtta? Kas sa suudad vastu võtta kogu seda kosmilist suurust, galaktilisi teemasid, et see
ülemine või siis kõrgem südametšakra läheb veelgi, kuidas ma ütlen, nagu maisest tasandist väljapoole. Ja on seotud meie kosmiliste ühendustega ja mul on tunne, et see energia meil siin hakkab liikuma siia ülemise südametšakra poole ja kurgutšakra poole. Et kui me oleme oma südames vastu võtnud selle, kes me oleme maises plaanis, võtame vastu selle, kes me oleme kosmilises plaanis, aga see vastuvõtmine on vaja ära kehastada, seda on vaja väljendada. Väljendamine, iseenda väljendamine, iseenda tõe järgi elamine tuleb läbi kurgutšakra. Mitte ainult sõnaliselt, vaid ka läbi julguse, eks ole. Ja me liigume siit tasapisi ülesse ja ma täie enesekindlusega ütlen, et rääkimata sellest, et enamus inimeste südametšakrad on nii blokeeritud, siis siin kurgutšakras on õudusunenägu, mis seal toimub. Meil on kurgutšakrale, kui me räägime siin Anunnakidest, siis ma väga paljudel tähehingedel olen näinud ka sellist võru ümber kaela mõjutusvahend Anunnakide poolt, et ei saagi oma tõde väljendada, ei saagi oma tõde elada, sest siin on see mõjutusvahend, siin on see hirmuvahend. Ja jääbki kogu meie see olemus tegelikult siia selle võru taha kinni. Et olen oma seanssidel ka inimestelt neid võrusid eemaldanud, kaasa arvatud iseendal, et saaks elada oma tõe järgi ka väliselt, mitte ainult siin sisemaailmas. Sest me vajame just kollektiivina seda, et me hakkame väliselt elama oma südametõde. Et me hakkame väliselt elama oma hingeteed. Praegu me otsime seda sisemuselt, me puhastame seda sisemuselt, aga me liigume järjest selle poole, et me peame hakkama seda ka elama, kehastama väliselt. Sest muidu siin me kuldajastust ei räägi, eks ole. Nõnda. Rääkides südames elamisest ja rääkides erinevatest rassidest, minu teadusvälja täna hommikul jõudis ka Tartaaria. Minu käest on selle kohta küsitud, aga mul ei ole seda klikki ära käinud kuidagi, et mis see Tartaaria on ja kas ma peaks sellest üldse rääkima, kuidagi see jäi mulle kaugeks, aga täna hommikul see teema sõitis sisse. Ma jälle panen silmad kinni, et uuesti sinna sisse minna ja paremini ühendust saada Tartaariaga. Ja Tartaaria on nüüd see tsivilisatsioon, mis ei ole meist üldse kaugel. Tartaaria jääb sinna paarisaja aasta kaugusele ja me võiks öelda isegi, et kui me räägime Atlantisest, Lemuuriast, Egiptusest, et meil on sellega hingesidemed, hingemälestused, siis Tartaaria on meil vereliin. Ja Tartaaria asus siin Euroopa aladel, ka Venemaa jääb sinna ja Euroopa, siin Kesk- ja Lõuna-Euroopa niimoodi, võib-olla see väga põhja poole ma isegi ei tuleks. Ja Tartaaria oli väga kõrgtsivilisatsioon. Ta oli tehnoloogiliselt hästi kõrgelt arenenud, aga seal oli alles see algallika energia. Kui tuua võrdluseks tänapäeval, et me oleme ka kõrgtehnoloogiliselt väga arenenud, aga me oleme eraldunud sellest jumalikkusest või siis algallikast, kuidas keegi soovib nimetada. Aga seal oli see säilinud, et tehnoloogia ja jumalikkus käisid käsikäes. Ja nad ei olnud eraldunud, need olidki üks. Ja selle tõttu oligi nende tsivilisatsioon väga suures sellises õitsengus ja kerguses ja armastuses, et seal oli see pooluste tasakaal täidetud. Ja muideks Tartaarias elasid või Tartaariaga olid seotud ka hiiglased, kui me vaatame neid vanu ehitisi, neid katedraalid ja väga suured sellised lossid, kus on väga suured uksed, väga suured aknad, hästi nagu massiivsed ehitised, siis need on hiiglaste ehitatud.
hiiglased olid abiks, et ehitada selliseid suuri kolossiume, katedraale. Nad andsid oma panuse. Ja ma uurisin nende hiiglaste kohta ka, et kas nad elasid siis koos või kuidas see nende koostoimimine siis nagu oli, et kas hiiglased siis mahtusid ära nende tsivilisatsiooni, nende linnadesse, siis ma suhtlesin ühe meesterahvaga. See oli nii naljakas, et kui ma hakkasin ühenduma selle Tartaaria energiaga, küsisin, et kes saaks mulle informatsiooni anda. Ma ehmatasin ära, et minuga rääkis inimene. Kui ma olen informatsiooni küsinud, siis ma alati kohtun tulnukaga. Järsku oli minu ees inimene, siis ma korraks nagu võpatasin. See näeb välja nagu mina. Et tavaliselt peaks vastupidi olema. Et ehmatad tulnuka peale ära, kui ma ehmatasin inimese peale ära. Ühesõnaga, tema siis rääkis mulle sellest Tartaariast natukene, et nad tegid hiiglastega koostööd, aga ta näitab mulle niimoodi, et hiiglased elavad seal Siberi taga. Ma ei tea, kas see siis on koht füüsiline või siis teises dimensioonis olev koht, kus hiiglased elasid. Ja kuna tartaarialased oskasid telepaatiat, hiiglased samamoodi, siis nad suhtlesid omavahel telepaatiliselt ja kui kumbki vajas üksteise abi, siis nad kasutasid üksteise abi, nad tulid üksteisele appi. Nad olid väga sellised ühenduses omavahel. Ja kui ma sinna hiiglaste energiasse vaatan, siis hiiglased on küll suured, aga nad on nii õrnad emotsionaalsed, nad on hästi tundlikud ja väga sellised delikaatsed ja nad tahavad jääda tahaplaanile, nad isegi ei taha ennast mulle näidata, sest nad kuidagi nagu, nad on nii tagasihoidlikud. Eelistavad olla kuskil seal peidus. Ja Tartaaria oli selline koht, kus oli vaba energia. Kui me siin räägime elektrist, mis tuleb läbi juhtmete, mille eest me maksame, siis nende energia, see meesterahvas näitab niimoodi üles, et see tuleb sealt. Mingisuguste seadmetega või energiaga nad toodavad elektrit maa peale. See on justkui nagu loomulik elu osa, et see ei ole midagi sellist, kus mis on kellegi nagu privileeg. Et justkui nagu see toide oli igal pool olemas ja see oli loomulik elu osa. Nii nagu hingamine loomulik elu osa on loomulik elu osa see, et su kodus on elekter. Ja see tuleb vabast energiast, see tuleb sealt ülevalt alla. Ma täpselt ei saa aru sellest mehhanismist, aga ta näitab mulle, et see tuleb niimoodi ülevalt ja tuleb meile. Ta näitab ka ehitisi, et nad ei ehitanud kunagi niisama maja suvalisse kohta, et siin on vaba plats, paneme siia maja. Nende majade asukoht ja see ehitamise stiil oli alati väga täpselt välja arvutatud. Kõik need nurgad, kui suur, miks nii suur, see asukoht, et mulle tekib selline tunne, et ehitised, nende linnad moodustasid kas siis mingisuguse geomeetrilise mustri või mingisuguse joonduse, et ei olnud ka ehitistes mingisugust ebakõla. Ja majadesse, need majad ka olid kuidagi nagu energeetiliselt täidetud. Sest et töömehed, kes neid maju ehitasid, nad panid sinna oma energiat kuidagi. Ta ütleb niimoodi kuldsed käed. Et panevad sinna kuldse energia. Mulle tundub, et isegi need, kes olid ehitajad, need ei olnud lihtsalt need, kes õppisid, kuidas üks telliskivi teise otsa panna, vaid see oli ka kuidagi õppimine või teadmine ehitise energiast ja selle edasiandmine, selle kanaldamine kuidagi sinna ehitise sisse, et ka see maja kannab hinge ja energiat. Et need inimesed, kes olid ehitajad, kandsid hoopis nagu sellist
teistsugust energiat, näiteks kui õpetajad või kui arstid või kõigil oli justkui nagu oma energia, mis anti oma töösse. Sest et ehitis on ju see, kus me elame, nii nagu meie keha on meie tempel ja kodu, kus elab meie hing, peab olema maja, see tempel, kus elab meie keha ja sinna ongi vajalik sisse panna see elusus ja see energia. Et ka kehal oleks hea koht, kus olla, et ei oleks lihtsalt need valged seinad ja tühjad ruumid, minimalistlik selline, nagu võib-olla siin modernses ühiskonnas tavaks on. Et majadesse pandi see hingeenergia sisse. Ja kindlasti te olete kuulnud nende tartaariaegsetest kelladest, mis hoidsidki seda sagedust nendes, need ei olnud kirikud, need olid katedraalid, pühakojad ja kellad, et need kellad hoidsid seda sagedust, tartaaria sagedust. Ja need pühakojad olidki ehitatud üle selle tartaaria ka geomeetriliselt, väga täpselt, et kui helistada neid kellasid, siis see heliväli levis niimoodi üle tartaaria. Aga tartaaria vajus ka unustuse õlma, räägitakse sellest suurest mudauputusest, kus oli vaja ära pühkida see tartaaria mälestus, sellepärast et kõrvale kaldunud teadvustele, kes tahtsid siis võimust võtta, nendel ei olnud sellest tartaariast kasu. Siin on tõepoolest mingisugune ajaliinide teema ka sees. Ma üritan sellest paremini aru saada, mis ta räägib mulle ajaliinidest. Ta räägib sellest, et hiiglased eksisteerivad ka praegu, meie planeet Maal, aga nad on teisel ajaliinil, me ei näe neid. Nad ongi seal Siberi taga. Ja seal on täitsa teine koht teises ajaliinis. Mitte dimensioon, vaid ajaliin. Näiteks ma võin teile tuua siin sellise kogemuse, et võib-olla sa oled kogenud, et sa oled ühe inimesega elanud võib-olla 10 aastat samas korterelamus või on ta see olnud sinu väga lähedane naaber. Aga alles 10 aastat hiljem te kohtute ja teie vahel tekib väga tugev side. Ja siis te mõtlete, et aga kus nii kaua olid? Kuidas me nii kaua ei näinud üksteist, kuidas me ei kohtunud? See ongi point selles, et te olite erinevatel ajaliinidel. Te ei näinud üksteist, sest ajaliinid olid erinevad. Ja ma näen praegu, see hiiglastega on ka see, et nad on teisel ajaliinil. Nad eksisteerivad justkui nagu meiega koos, aga teisel ajaliinil me ei näe üksteist. Kui ma mõtlen haldjate peale näiteks, siis ma näen erinevat dimensiooni. Aga kui ma vaatan sinna hiiglaste poole, siis see on nagu teine ajaliin. Kas dimensioon ja ajaliin on üks sama või? Ei ole, nad on ikkagi erinevad. Mingisugune erinevus seal on. Ja tartaariaga on midagi sama. Tartaaria eksisteeris ajaliinil, mida meie ei näinud. Ja siis võib-olla tekkis seal teatud huvigruppidel soov meie ajaliin ja tartaaria ajaliin panna kokku, aga tartaaria ajaliin kukkus kokku. Ja tartaaria hävines. Sellepärast, et nii sellist avarat kõrgsageduslikku tsivilisatsiooni mahutada kuskile kitsamasse ajaliini, tihkemasse ajaliini, see ei too head tulemust ja sellepärast
seal see justkui nagu kokku kukkuski ja toimus mingisugune see hävimine. Ja kuna see Tartaaria, aga kuidas ma näen siis kui me räägime erinevatest ajaliinidest, kuidas ma näen vereliini? Kas need tartaarialased siis osaliselt tulid üle ikkagi meie ajaliini? Jah, tartaarialased tulid üle meie madalamasse ajaliini ja ikkagi kandsid edasi seda mälestust, mis tõi kaasa erinevad maailmasõjad, mis tõi kaasa meile siin küüditamise, et see mälestus ära kustutada. Väga palju ju põletati erinevaid raamatuid, erinevaid info jagamisviise keelati, inimesi isoleeriti, et ei kanduks edasi need teadmised Tartaariast. Ja need, kes teadsid, kellel oli rohkem informatsiooni, need, kes võib-olla isegi oma teadlikul tasandil ei teadnud, vaid kes olid oma sageduselt Tartaaria seda energiat kandmas, need saadeti sinna Siberisse. Aga kas need siis saadeti teadlikult Siberisse, kui ma näen, et hiiglased on ka seal Siberi taga nii-öelda? Nad ei olnud teadlikud vist hiiglastest. Seal on mingisugune lahusus, et ühesõnaga, et taheti see Tartaaria sagedus hävitades inimesi, kes seda kandsid, hävitades kogu seda informatsiooni, vanu raamatuid ja läbi sõdade siis hävitada ka seda arhitektuuri, mis Tartaaria meile edasi pärandas, öeldes, et oli sõjapommid, mis ehitisi hävitas, aga tegelikult see oli taotluslik, et hävitada see Tartaaria mälestus. Ja need kirikukellad, pühakodade kellad, need ka ju kõik hävitati, et väidetavalt toota relvi. Ma ei usu seda. Need võeti maha lihtsalt selleks, et ei säiliks Tartaaria sagedus. Et tegelikult, kui me vaatame tagasi, siis on olnud niimoodi, et on kõrgtsivilisatsioon, siis on midagi juhtunud, on kõrgtsivilisatsioon, siis on midagi juhtunud jälle. Üles-alla käib kogu aeg. Kas on mingi kõrvaline sekkumine või on valitud liikuda kollektiivselt kuskil edasi, mida tõenäoliselt Hyperborea tegi. Et nad otseselt ei hävinud, vaid nad vahetasid ajaliini või dimensiooni, ma isegi ei tea, kuidas öelda, ja otsustasid mitte madala sagedusliku energiaga tegemist teha. Ja nüüd me oleme uues kohas, uuesti see nii-öelda jõudmas sinna kõrgtsivilisatsiooni. Ja nii palju, kui ma olen oma informatsiooni kogunud erinevatelt inimestelt, siis kõik räägivad ühest suust seda, et enam seda katastroofi ei juhtunud, sellepärast et ei juhtu, ei saa juhtuda. Sest need võõrad jõud on sunnitud lahkuma, nende lepingu aeg on läbi. Ja me äratame kõik need mälestused üles, mis meil siin on olnud. Lemuuria, Atlantis, Vana-Egiptus, Tartaaria, Hyperborea, kosmilistest energiatest rääkimata, eks ole. Kõik siin meil tahab nüüd ärgata. It's time. Tõesti on aeg kuutu tõmmata nendel kõrvale kaldunud teadustel ja lasta see vaimuenergia tulla tagasi siia. Meisse ja meile ja maasse.
tähehinged on tulnud, et kaitsta planeet Maad. Mulle tuli ka selline info, et mitte nagu ainult siin spirituaalselt areneda ja seda spirituaalset tarkust tuua, vaid ka olla kaitsjad. Et väga paljud täheseemned tulevad just sellise nagu sõdalase vaimuga, mitte et sõdida, vaid ülima sellise kaitsva eesmärgiga, et olla planeet Maa kaitsja oma energiaga, oma sisemise arenguga. Ja see on samm number 1, mida teha planeedi Maa kaitseks. Hakata arendama iseennast hinge tasandil. Nii. Seekordne informatsioon, kus ma sain edasi antud, mis mul läbi tuli täna hommikul. Vana-Egiptuse võtame kindlasti veel ette. Ma räägin Heleni Pehmeks, et ta räägiks meile Vana-Egiptusest, sest tal on tohutud teadmised Vana-Egiptusest. Ja ära unusta siis ennast kirja panna meie emaka aktiveerimise aktivatsiooniõhtule Tartus 8. augustil. Peagi Tallinnas ka, kui kuupäev on kindel, annan teada, ilmselgelt. Ja kui soovid ühenduda minu tähehingede Telegrami grupiga, kus ma jagan siis aeg-ajalt oma kanaldusi, oma kogemusi, sõnumeid, seekord kutsusin kokku ka väikese grupikese, et teha selline ühine vääring. Kui sind sellised asjad huvitavad, siis saada mulle kiri. Ma saadan sulle lingi vastu ja saadki ühenduda selle Telegrami grupiga ka. Aga minu poolt seekord kõik. Lähen suve nautima, mine sina ka suve nautima, mine iseenda hinge nautima. Luba see naudingutunne enda hinge oma südamesse, isegi siis, kui väliselt on kaos. Ja usu mind, kui sa lubad endal nautida, kui sa lubad endal olla rõõmus, kui sa lubad endal armastada, siis see väline reaalsus muutub palju ilusamaks ka. Kõike head sulle, ole tubli ja tšau!